Tervist! Ei tead, iseendaga. Sinuga ja kui sa need räädi sealt päekülast ära võtas, kuuleksid ka resti inimese moodi. Mida te soovite? Kui reisima lähed, siis on ikka palju pampe, mida kaasa võtta. Sul ei paista midagist olevat. No jah, te noore inimese ei ole nii nagu meie, pool oma elust kaasas tassite. Teil peas, et teil see telefon ja mõni rahakopikas taskunurgan ja siis need raadid, mis sinna pääkolu külge käiva. Ma tea seda värki küll. Mu oma lats ja latselats elama täpselt sama muudu. Kas teil endal siis ei ole telefoni, et sellest nii halvustavalt räägite? No sa ära mind nüüd nii maha ka tee, kas ma sürgajast pärit pole? Ei tea, mis sealt veel puudu on. On küll! Mul see voon. Näed sa? Tütar. Tütar. Kinkseva mulle. No tegelikult on see mu tütre esimene voon. Aga peas see töötas. Kelle tuasi on? Taevas küll! Ma pole sellist veel enne näinud. Kas tõesti selline töötab? Las ma vaatan. Sa nüüd nii rapsi. Niimoodi läheb veel katski. Vanad pillid pidid hästi vastupidavad olema. Neil ei mõju kirvega koputamine kah. Avad need putekad. Mis putuka? Sipelga ja kärbse ja... Mitte putukad, vaid puutekad. Ehk tänapäeva telefoni puudutab näpuga ja juba on kõik tehtud. Assa püha püsse. Las ma katsu ka seda asjandust natukese. Võtke, ega ma kade ei ole. Oi kui illus meesterahva piltsid sehen on. Sinu kallim või? Tema ise selle sama telefoniga pildistasin. Kuule, tee minust ka üks illus pilte, kui ma sedasi siin oma kompsega istu. No teeme. Aga sa kaed kui ikkasi kapsta panka pääle jääs. Jääb. Näete, siin te oletegi. Ossa, kohe olegi mida, kohe kogu oma elu suuruses. Need sa olegi, vaata kompsu on ka kõik pääle. Kaksta pang on ka pääle, ossa. Aga ne kapsta, ne ma tegi küll ise oma kätega. Täitsa ise tegin. Vanamees avita ka küll nüüd sutikese, aga enamus tüüs tegin ma ikka ise. Tütar tahab väga kapsid saada. Kuhu te minna soovite?
Kõigepealt lähen mina Tartu linna ja sealt lähen mina Rakverre. Oi, mul on pikk teekond ette võetu. Mina lähen lihtsalt Tartu. Läheme sõbrannaga kinno hilisele seansile. Olen ennast ammu kultuurselt harinud. Ja sellelt on küll oma pool sajandit, kui mina oma vanamehega kinus käisin. Siis oli kino hoopis teistmoodi. Siis sai pärast tantsi ja juttu vaada ja... Praegusel ajal saab kokat ja popcorni. Kui niisama saab. Kes siis niisama annab? Ikka raha eest. Aga mis poppvärk too korn on? No, ma ei teagi nüüd, kuidas seda sulle öelda. See on selline valge, krõbisev ja kleebu, jääb kurku ja hamba vahele kinni. Nime poolest on küll popp. Muidu tundub, et sulaselge sitt. Ja mul pole ambik enam mille vahele kinni jääs. Teil on ju küll. Ei, no see mul puhas kunst. Mul pole enda ammu enam. Tahan näiteks sulle. Kunsti päris peaasi, et on. Aga vanamehel on mul kaitstükki oma. Oi, ta on nende üle nii uhke. Buss peaks nagu tulema, kell on ka täis. Ei tea, seal üks sinine seisab, kas on meie oma. No jah, tänapäeval on igatsuguseid liikumisriiste. Sildi on neil uhke nii ees kui takka. Kes lubab 1 euroga päähinna, kes iga teise reisija tasuta pääle. Ja, siin me nüüd istume ja ootame. Ei tule seda üttega tõist lubaduse on neile. Tõsi ta ole, noortele on palju soodukaid sõida, aga... Kui vanadele, mis neile on, kas me ei olegi inimese või? Kas ma ei taha 1 euroga tütremalu saada või? Üle 65 aastastel on Tartu linnas linnaliini bussis sõit tasuta. Kas te ei pea mööda Tartut sõitma? Ma seda mööda Tartut lohistan. Mul pääsid ma bussijaama saan. Siis on mul kõik kõrral, ma olen kohe pääsnud. Tütar tuleb mulle sinna vastu. Ma ütlen, et mul on hästi palju kompse. Jube palavan. Nii janutama ja... Ega te midagi joodavat kaasas ei ole? Sul pohmell, jah? Mul kapsi vedeliku on siin. Ei ole mul mingit pohmelli. Tahan lihtsalt juua. Kauplus on ka seal samas. Bussine veel aega on. No ja kui tulebki, siis 2 minutit ikka ootab. Teilgi läheb oma kompsudega omajagu aega, et bussi peale jõuda. Ma lippan. Ja, no mine. Kui ikka jalu on, siis peab ikki minema. Ja kus see buss küll on? Viimati ei tulegi. Mis ma siis teen? Kus ma siis lähen? Ei, selliseid mõtteid ei tohi üldse mõlgutada. Küll ta tuleb. Ootame. Tuleb. Tuleb. Aga enne tuleb veel midagist. Pissi häda tuleb, mis tuleb. Ei tea, kus ma siit selle põõsaspeldiku nüüd leian. Ootenaaber litsus ka poodi. Teda ka ei ole, no kelle ootama ne kompsu siis nüüd jätan. Ai, jumal, tuleb, küll ta tuleb. Ai, aga nüüd minu kannatus küll lõpeb. Ma pean nüüd küll kuskilt selle põõsa saama. Kust need pambud siia seal? Taevast või? Ei või olla, et sellise vahendusele ei ole veel. Vaatame, mis siin on. Kopukapsad. Kurgid, seened. Kahjud pohmelli ei ole. Kohe pinka ei ole. Siin veel on. Ei või olla. Piihakad. Ehtsad lihapiihakad. Missugune hõõgutis. Ei mäletagi, millal ma viimati piihakaid sain. Appi! Tulge ometi keegi appi nüüd! No tulge ometi aidake varas! Võtke varas! Ei, paistis midagi ütlemist ole.
kõik kisasite kui siga aia vahel, nüüd ei tule sõna suust. Kiire neelast talva. Mida te endale lubate? Te olite lihtsalt minu peenrakkad. Teie küpsetatud. Oivalised viihakad, suurepärased viihakad. Kui mul on au isiklikult teid tänada selliste viihakate eest ja kui mul oleks võimalus, ma kosiksin naise, kes sellised viihakad teeb kohe omaga. Igaüks selliseid teha ei oska. Kui mul oleks selline naine, siis ma hõljuks 7. taevas. Mis te nüüd? Ei ole nad nüüd nii erilised midagiste. Tainas kerkis pahasti ja viha oli ka vähe sisse. Aga ehk annaksite oma käekesega mulle veel ühe viihaka. Palun. No jah, võtke siis. Teil tundub raske elu olevat. Millest te seda järeldate? No see teie olemine ja siis see tara ja riided. Teile ei meeldi minu riided, minu pühapäeva üli. Ei, kas ma tahan nüüd siis seda ütelda? Selles see naiste viga on, et nad liiga palju häägivad, kui nad vahel hoiaks suu lukus ja häägiks ainult seda, mis vaja on, oleks ilmas palju vähem lahutusi. Te olete vilussoo. Tegelikult olen ma jalutusministeeriumi tehtusosakonna üle ja teie proua. Ma ei saa nüüd küll mitte midagi suurt aru, aga mulle tundub, et te olete ikka kõrgemal kohal, kui minister juba mängus on. No neid ministreid, neid ma olen televiisoris näinud küll ja küll. No riides on nad küll ikka tunduvalt paremini, aga samamoodi teiste toidu kallal nagu teie. No teie oskate vähemalt inimene olla, aga neil on ka sellega tegemist. Jah, mina olen tavaline pensionärist maanaine. Oi, proua, see on ju kõige pahem amet, mis Eestis üldse ette tuleb. Jah, amet küll, aga sisse toob nii kurratima vähe. Seda küll, jah, kui seda küll. Pajukit rohkem saas. No kes ei taha. No, aga teie seal kõrgemal kohale. Teie öelge neile, et nad pensionääridele rohkem juurde panes. Öelge kohe homme. Seda võib. Jah. Kohe, kui kamraadidega kokku saame, siis võtame selle teema kohe üles. Aga te olete nii tegus ja nägus proua, et kohe kahju on lahta, aga mul on paar kiiret asja ajamist. Ehk annaksite oma käekesega veel ühe viihaka nii heispassis. Ja, võtke. Kui te pensionääride eest väljas olete, no võtke kohe 2. Rahva hääl passab ka midagi, olgu see siis või lihapiirakas. Lähen ainult korraks ära ja teil juba peidmehed platsis. Ei olnud ta mingi peidmis. Kõrgem võim, minister Jeerum. Ja tema lihtsaid maanaisi ei vaata. See on ju Alleki Haan, kohalik asotsiaal ja kõva viinanina. Kõik teavad ja tunnevad teda. Noh, ju vist siiski mitte kõik. Eks ta oma järjekordselt prügikasti reidilt tuli. Varandust paistis tal kõvasti olevat. Mida ta teilt tahtis? See ei ole küll see tähtis. Aga ta ütles, et ta on minister Juumist. Kas ükski Jota ütleb sulle, et ta on Jota? Ikka mõtlevad paremad nimetused välja. No ma toon sulle näite. Kas ükski laadija ütleb, et ta laadija? Ei ütle, tüdrukud jooksevad kohe 4 ilmakaarde laiali. Aga ütle, et oled koormakujundusinsener. Kohe vaadatakse siit teise pilguga. Sa kurat. Vaata mind tõmmati nüüd külaneks. Hea, te veel nii kergelt pääsesite. Oleks teid paljaks teinud. Ei. Ega te
raha ei küsinud? Seda mitte. Aga püürakaid pistis küll 2 suu poolega. Et need talle kurku kinni jääksid. Oi! Mõtlen, et... Tervist! Jaa. Tartu, jah. Kahjuks ei saa Tartu. Buss andis otsa. Mis otsad? Ei lähe käima. Uksed ei lähe kinni ega tule lahti ja selle bussiga jääb täna siia. Mina jään ka ja eks pärast vaatame, mis edasi saab. No kuda ma siis Tartuda saan? Ma ei saagi tütre peremanu või? Ootate ja lähete järgmise bussiga. Ei no aga tütar tuleb mulle vastu ja väimis tahab oma kapsid saada ja keda ei ole, olen mina. No ma ütlen, et ma olen lihtsalt bussi. No parandage siis viga ära, mis te passite? No te ei saa vist hästi aru. Ma olen bussijuht, mitte mehaanik. No tellige meile siis varubuss. Erilist usku mul sellesse küll ei ole. No ma helistage siis vähemalt, noh. Olgu, ma võin helistada. Mis te teete siis, kui meil ei õnnestugi sõita? No mida? Kurat, kellegi löön maha, seda mina teen. Rahu. Võib-olla lähmegi hiljem hilisema bussiga. Teie helistate oma tütele, et saabute hiljem ja mina lähen kinno hilisele seansile ja kõik saab korda. Kuule, asi on põhimõttes. Kui nii vanan inimesel kui mina pole enam põhimõtteid, siis ei öelda üldse mitte midagi. Ja tütrele ma ütlesin, et ma lähen, kui siin meie asemel ootas praegu mõni tähtis ninategelane. No näiteks mõni linnapea või mõni poliitik. No siis jooseba kõik nii, et tuli säärest lööb. On 5 minutiga kõik aetud. Poliitikud ja linnapead sõidavad luksusautodega. Tavalise bussi poole nad ei vaatagi. Just seda ma sulle selgeks teha tahangi. Meie sinuga oleme tavalise ootajad. Kellele läheb korda, kui mul suitsusink hapuks või piiraka kuivama nakkava? No nii, teie ainuke võimalus on minna järgmise bussiga või üldse mitte minna. No kurat, tead, mis mina sulle praegu ütlen? Hallo! Ai, tütar, sina. Juhtus midagi või? Sa tuled ise. Tulete terve perega. Issand, missugune uudis. Tütar tuleb isegi. Ma ei peagi enam kuskile sõitma. Allo. Kaua teil läheb? Pool tundi. Ja musi. Ja näeme ja. No näete, midagi headki siin sinise taeval. Teie pääsete, aga minu filmiseanss jääb küll ära. Ja ei, aga... Ma lähen suski natuke bussi, ehk sa poss. Jah, aga sina tule meile. Sul noore jala aitab mul ka lauda katta ja sa nahju tule teha ja ajame kohe selle pio püsti. Teie leiate vähemalt oma probleemile lahenduse, aga mina lähen lihtsalt koju tagasi. Ei kino ega kedagist. Aga see värskes õhus pidu, no see on ikka poole parem kui see sinu kinu. Ja siis sa saad ka mu tütrega tuttavasse. Aga te ei tunnegi mind ju. Mis sa nüüd sellest räägid, ega siis kõige parema tutvuse ongi juhusliku tutvuse. Aga ma olen muidu Mahta. Mina Liis. Jaa, no mis sa siis mõtled? Lähme või? No, lähme. Nüüd tuled, noh nii, võtta see kapsapank ka ja ma teen selle ka kohe lupust lahti ja nii. Tuli, oota kohe lähen. Nii, võta sa nüüd see käru ja davai, lähme nüüd kiiremini kodu poole. Mul nüüd nii kiiret minema said. Ei paista kuskil kedagi.
eks ma pean siis üksi Tartu poole sõitma, eks tuleb keegi hiljem peale. Igatahes buss on korras, ei tasu ennatlikke järeldusi teha. Oma asjadega saab ka hakkama ikka.